Tere, Tanel Verts 3Dst. Soovin teile tutvustada siis Verts 3D interaktiivset lahendust. Te kõik olete ilmselt kursis Maa- ja Ruumiameti 3D kaardiga. Seda näeb siin siis. See on üldine see, mis Eesti riik on loonud siis. Siin te näete, kui palju seda infot on. Laotatud on see neil lameda pinna peale. Samamoodi siin üle on siis aadressi otsing nii-öelda, võtame Pärnu maantee 139D näiteks, liigub vaatele lähedale. Siin te näete nüüd nende hoonete, nende kohta öeldakse LOD-d, level of details ehk detailsuse astme mudelid nii-öelda. Need on madala detailsuse astmega 3D mudelid nii-öelda ja nendel on olemas siis kõrgusinfo nii-öelda. Madal lend, mis on tehtud 2020 aastal, eks ju. Aga see on ainuke info, mis siin on nii-öelda. Saab vaadata kadastri infot nii-öelda. Aga Verts 3D lahendus, millega me välja oleme tulnud siis selle aasta alguses, näete te siin nüüd nii-öelda. Võtame lahti, võtame tööstusmaa ääripinnad ja võtame Euroopa digitaalteisik, siis meil on tegelikult olemas terve Euroopa. Ja meil on rohkemat kui Euroopa, et meil on siin sees ka Dubai, Rootsi, Soome, erinevad riigid nii-öelda. Kõik riigid, mille kohta on satelliitinfo olemas. Meile siia süsteemi jookseb sisse mitu erinevat satelliitinfokanalit nii-öelda. Ja see kogu lahendus toimib otse, saab panna toimima ka otse veebist nii-öelda. Te ei pea mitte midagi alla laadima. Et siin on nüüd näide, võtame Tallinn, meil oli Pärnu maantee 139D oli projekt. Ja võtame siit lahti, lähme siia sisehoovi praegul. Siin te näete selle hoone sisehoovi nüüd. Liigume vaatega välja. Te näete tegelikult, ma saan kogu hoonet vaadata, pöörata. See, mis on siia nüüd sisse laetud nii-öelda. Hiirega zoomid välja, nagu hiire scrolliga nii-öelda. Kaksik V, S, A ja D nuppudega liigud ringi. Saab ringi vaadata, milline see ala üldse on nii-öelda. Ja nüüd siin paremal te näete on infoaken. Seda infoakent saab samamoodi liigutada, võtta servast kinni panna. Siin on galerii, tuuri võimalus olemas. Ja nüüd võtame, siin on näiteks korterid, müük, korter müüki pandud. Võtate peale, te näete ära, kus see korter juba on nii-öelda. Võtame korter 2, näitab ära, kus korter asub. Võtame mingisugune müük teeninduspind näiteks. Kohe näitab ära, kus see teeninduspind asub. Võtame siit mingisuguse eelmüük, eelrentkorter. Samamoodi näitab ära. Samamoodi saab ümbrust vaadata. Kui me tuleme tondi peale, näeb ära siin ümbruse nii-öelda. Loodus on tehtud enam-vähem. Vajadusel saame panna looduse ka, sest puud on ka, Eesti riik on kaardistanud puud ülesse. Aga see on eraldi massiivne töö nii-öelda ja klient peab sellega siis arvestama nii-öelda, kui ta tahab iga puu ja põõsastet oleks vastavalt. Aga sarnaselt saab teha nii-öelda. Siin on erinevad need asukohad ja siin te näete, siia me oleme sisse laadanud laserinfo, kõrgusinfo. See tähendab seda, et maastikuinfo, kõrgusinfo andmed on ikkagi olemas. Selle põhjal on mudeldatud ja teostatud peale siis 3D mudelid nii-öelda, 3D ala nii-öelda, see ümbrus nii-öelda. Ja nüüd võtamegi siit mingisuguse raudteeveadukt näiteks. Siin te hetkel näete, ta nüüd laeb sisse. See on nagu alapõhine, sellepärast, et see loodus ja kvaliteet on suhteliselt kõrgeks keeratud nii-öelda. Ja kui ma nüüd tulen peale, siin võtame mingisugune Veho Eesti või võtame siit mingi Circle K, võtame Järve keskus näiteks. Nipet-näpet vigasid on näiteks Veho Eesti puhul, et siin on puud olid vahepeal sees. Ta laeb ära, siis ta korrigeerib. Et see laadimine käib suhteliselt ruttu. See sõltub ikkagi teie netikiirusest. Et kui ma nüüd võtan näiteks Tallinna Vanasada, muidu näitab satelliitinfot sellised, nagu te siin näete. Võtame Tallinna lennujaam, siin te näete seda. Niimoodi võtame Tuljak restoran, näeb seda. Samamoodi on võimalik, kui klienti soovigi nii-öelda kogu hoone välis, vaid soovib ikkagi ära kaardistada, kaardirakenduses ka osaleda nii-öelda. Siis siin on olemas tema restorani info saab panna ja siia saab galerii panna nii-öelda.
Samamoodi on olemas Verts 3D-l on välja tulemas nii-öelda restoranide haldusrakendus nii-öelda, kus on terve see nii-öelda Eesti põhine kaart olemas ja me laieneme, siis saab teisi riike samamoodi, teiste riikide restorane samamoodi sisse panna, aga see on tellimuste alusel. Et tuljak, ütleme, tellib, siis tuljakuse restorani info pannakse siia juurde ja nüüd vajutab peale, siis läheb virtuaaltuur ja näitab näiteks restorani sisu. Võtame siit peale, võtame näiteks Eesti Muuseum. Võtame Rakvere linnus. Nüüd info natukene laeb, kuna see on ikkagi veebipõhine. Ja siin te näete, tuleb juba olemas. Võtame Viru hotell, näitab peale. Samamoodi on võimalik, et vajutate peale ja läheb tuur ja näitab Viru hotelli näiteks korterit seest. Et täpselt sama nagu on siis, võtame siin Veskiposti uus arendus. Siin ma näitan näiteks hoone, hoone vaateid nii-öelda. Kliendil on võimalik hoonega tutvuda nii-öelda. Ja need vaated on nagu salvestatavad, ehk siis klient valib, millised vaated ta kuvada tahab nii-öelda. See aitab kindlasti kaasa kinnisvaraobjektide müügile, rendile, objektide tutvustamisele nii-öelda. Et kui ma võtan näiteks siin lahti näiteks uuesti selle Pärnu maantee 139D, siin on samamoodi erinevad komponendid, mida klient üritab siis tutvustada. Sisehoov näiteks, foyer, maa-alune parkla, kus on tõkkepuuga ala näiteks, kus on turvakaamerad näiteks. Neid saab listi panna nii-öelda. Vaatame mingi korteri eelmüüki ja rent, eks ju. Siis võtame erinevad lähedal asuvad hoonestikud nii-öelda, infopunktid nii-öelda, kauplused, mis on lähedal, parkimiskohad, kus on lähim bussipeatus, kus on lähim muuseum, kus on erinevad infopunktid ühesõnaga kokkuvõttes. Ja nüüd kogu selle lahenduse juures on ka boonus see, et kui ma lülitan siit välja, teil on võimalik kogu lahendus ka läbi käia nii-öelda. See on nagu tavainimese vaates, kõnnime ja palun ma saan kogu selle ala läbi kõndida. Ma ei pea jooksma nagu hooneni. Ma saan niimoodi hoonet jälgida, nagu ma siin olen. Aga siin on ka võimalus, selline asi on nagu praegu on mõõdistuspunktide all, aga need on teleportatsioonipunktid, ütleme niimoodi siis. Vahetame peale ruumi nimi, liigub ruumi. Teine ruum, mida soovite tutvustada, juba olete ruumis nii-öelda. Võtame terrass, ongi juba klient näeb ära, saab aru ja selle teine mõte on nagu see, et kuna see on LOD-d ehk siis need samad hooned, mida te näete siin, nende kõrgus on õige. See tähendab seda, et siit, kui nüüd aknast välja vaadata, siis klient näeb selle, milline vaade tal sellelt korruselt aknast välja on nii-öelda. Kui loodus teha vastavalt kliendi soovile, näiteks haljastus on täpselt nagu klient on ära kaardistanud, kus tal see haljastus seal on nii-öelda, siis saab samamoodi võtta ja panna selle haljastuse vastavalt. Aga nagu ma ütlesin, see on ikkagi klient peab arvestama sellega, et siis on lisatasu. Võtame sisse mingisugune restoran, siia on sisse laetud kliendi poolt tehtud mudelid nii-öelda, nende mudelite kvaliteet sõltub siis, kas klient soovib, et me teostame selle mudeldamise ise nullist või on kliendil juba mudelid olemas. Kui kliendil on mudelid olemas, siis me kontrollime ka üle mudeli kvaliteedid, sellepärast et vastasel juhul te näete siin nagu mis on tüüpiline Reviti mudelite teema, Reviti family mudelid, te näete, kaks poolt on erinev. Ma olen meelega jätnud vead sisse või sellised komponendid sisse. Kõikidele nendele asjadele tuleb luua UV-d ja erinevad komponendid. Te näete, lauapind on peal selline, aga külje pealt näete triipe. Ja nüüd ma näitan teile Pärnu maantee terrassi ja vaadake nüüd siin hoone mööblit nii-öelda. Siin te näete hoone mööbli kvaliteeti nii-öelda, mida on võimalik panna nii-öelda.
et kõik sõltub sellest, millise detailsusega kliendi mudelid on. Kas me peame need nullist ise tegema või mitte, aga kõigil on lahendus olemas. Samamoodi on siin võimalus droonivaade. Võtame droonivaate ja kliendil on võimalus kogu see ala läbi uurida, vaadata drooniga, milliselt on, kuidas on, liikuda teatud hoone nii-öelda kõrgusele. Näiteks kui mõtleb, kas ma tahan oma office'it siia või ei taha, eks ju, või tahan ma korterit osta siia, tuleb ja palun saab vaadata juba. See sisu on siin praegu suvaliselt pandud, aga tegelikkuses saab panna vastavalt kliendi soovile. Ja nüüd ongi nii, et terve selle ala saab klient läbi vaadata. Kui me liigume juurde, siin näitab nii-öelda, siin te näete looduse kvaliteeti. Et see siis on 40% peale hetkel. Ja nüüd, kui me võtame peale, siis tegelikult see sama lahendus ei pea olema ainult nii-öelda, see sama lahendus ei toimi ainult kinnisvarale, see toimib ka tootmisel. Võtame siin, meil on klient, kellele me teostame hetkel pelletitehast, võtame tehase ja siin on tal tehasala, see tehasala on hetkel poolik, aga siin te näete juba seda kogu ala. Ja nüüd ongi, vajutame peale, näiteks laadimissõlm näitab, kus see laadimissõlm on, avaneb lisainformatsioon selle konkreetse laadimissõlme kohta ja kliendil on siin erinevad nii-öelda komponendid, mida vastavalt kliendi soovile lisame. Jaotuskonveierid, turvaredeli asukoht, pelletisilod, milling unitid, pakkeliinid, peenhakkurid, tehase vaade nii-öelda. Ja kui me võtame nüüd lahti, näiteks võtame uuesti selle majutus- ja äripinnad ja võtame siit korteri, millel on hea näide eelmüük korter number 3. Ja nüüd, kui klient vaatab, okei, see on päris huvitav korter, ma tahaks näha nagu rohkem infot selle kohta saada. Paremal on jälle see infoaken, mis kuvab selle korteri kohta info. Siin on galerii olemas nii-öelda, klient saab vaadata läbi, milline see korter on nii-öelda. Ja kui tahab lihtsalt rohkem veel infot, võtta peale virtuaaltuur. Ja avaneb tuur otse kliendi sinna või sellesse korterisse nii-öelda. Kliendil on võimalik terve see korter läbi vaadata, siin on võimalik audio panna taha nii-öelda, vastavalt kliendi valikule nii-öelda. Et kliendil on võimalik kogu see ala läbi kõndida, eks ju, kui klient liigub kuskile infopunkti juurde. Võtame sealt tagana infopunkt, liigub sinna juurde, võtame selle näiteks seal. Avaneb infoaken konkreetse asja kohta näiteks. Näiteks teil ongi luksuskorter, teil on luksuskorterid, erinevad infoseadmed, võtame, ongi mingisugused nutikodu juhtpaneelid ja kus on ventilatsioonisüsteem, mis süsteem on, süsteemi kohta lisainformatsioon. Ja kui me tuleme siia juurde näiteks, ma lähen praegu siia seinaplaadi juurde, ma tahan kliendile kindlasti kuvada ka seda, ja te näete seda, et praegu siin on ta avanud see infoaken, mis siin paremal on Arctic Just Sync, see avanes automaatselt, ehk siis klient saab valida, kas tal tuleb see nii-öelda automaatselt lahti, kui ta liigub antud komponendi juurde. Näete, ma läksin eemale, kadus ära ja nüüd tuleb lahti, aga kui ma lähen siia eemale, vaatan eemalt seda sama punkti nii-öelda, siis teda ei ole niimoodi näha, ta ei avane teil niimoodi, ta tuleb lahti ainult siis, kui te olete lähedal. Tuleme lähedale, on olemas, avaneb infopunkt ja nüüd võtame seinaplanet näiteks, võtame peale, siin on lisainfo selle paadi kohta, siia on võimalik lisainfot, lisapilte panna, dokumentatsiooni panna ja võtame peale view details, ütlen ette ära, seda plaati ei ole hetkel enam seal müügil nii-öelda, aga võetate view details ja avaneb nii-öelda, kui net tuleb tagasi ja avaneb see kliendile see vaade, nad on oma lehte muutnud, Lintment refused to connect nii-öelda. Aga võtame praegu lahti, lähme vaatame, ma vahetan selle lingi ümber. Klient ise haldab oma linke nii-öelda. Et Verts 3D ei vastuta siis tootelinkide eest, et tootelingid, aga neid saab hiljem muuta vajadusel. Tuleme peale kaminakoda, võtame lahti näiteks ja võtame siit view details. Võtame lahti ja näete, tuli lahti ja näitab konkreetselt ja siin saab juba klient selle kodulehel edasi vaadata, võib-olla on tal mingisugune muu kamin, mida ta soovib. Et see on siis see virtuaaltuuri osa. Vajutame peale, kaardi rakendus nii-öelda näitab seda kogu korteri, seda ala nii-öelda. Vajutame peale kuskile
liigub sellesse konkreetsesse vaatesse. Siin on olemas nii-öelda korruse plaanid, samamoodi on 3D mudel nii-öelda. Võtame labelid lahti ja näiteks otsime veinikülmik, näitab, kus on. Võtame labeli lahti ja otsime, kus on joogikülmik. See on siin, okei. Võtame lahti, kus on, ma ei tea, näiteks see jahutus, näitab ära kohe, kus see on, vilgub ka nii-öelda. Ja siin on olemas selline asi nagu tööriistad ka nii-öelda. QR-kood muide ka töötab, kui te ise skänneerite seda QR-koodi, avaneb see sama rakendus ka teil telefonis. Mõõtude võtmine on samamoodi võimalik, nagu te siin näete. Siin on tööriistade all on mõõtude võtmine. Ja samas lahenduses on olemas ka see, et võimalik käiguteid määrata. See tähendab seda, et siin te näete kaidi praegu ja kaid on nagu ruumide põhiselt, et klient saab vajutada peale, liigub kohe, kus on dining area, kus on master bedroom, kus on 3. korruse magamistuba näiteks. Aga samas on võimalik, siin ma näitan Lautari tänavale näidist nii-öelda, mida me skänneerisime nii-öelda. Kliendil oli vaja olukorda skänneerida, meie seade skänneerib ka nii-öelda. Ja siin ongi, võtame nüüd käiguteed. Siin te muide näete 3D skänneeringu punktipilve nii-öelda. Siin te näete Lautari tänava seda punktipilve skänneeringut nii-öelda. Tableti pealt näitan nii-öelda. See on punktipilv nii-öelda. See on pöördprojekteerimisel kasulik. Aga siin ongi nüüd, võtame käiguteed ja võtame lahti kaidid. Kaidid on siin. Samamoodi liigub vaatesse, näitab ja salvestada saab ära teatud vaates mõõdud. Et soovite näiteks kliendile kuvada teatud vaates, et klient vaatab kindlasse kohta. Kus te muidu teate, klient liigub näiteks sellesse asukohta, kus te teate nüüd sundida teda vaatama sinna kindlasse kohta. Näete, pöörab ja vaatab. Isegi kui ma pööran vaate mujale, võetan uuesti peale, näete, et pöörab vaate uuesti siia peale. Vaatame siia, liigub siia ja näiteks nüüd selle kogu asja juures on veel lahendus see, tuleme tagasi. Te üritate nüüd kliendile seletada näiteks, kuidas jõuab klient teie kontorisse või teie ettevõtte juurde. Kujutame ette, et teie ettevõte on näiteks T1 Plaza. Kui te võtate Google ja võtame T1 Plaza, niimoodi, palun, siin on see, mis Google toob teile välja. Mis tolku teil on näha, kui teie ettevõte asub nüüd selles hoones, mis tolku on teil näha seda siit väljast. Meie lahendus on see, mida te kohe siin näete. Võtame roadi lahti ja näiteks võtame siia, paneme ettevõtte nime ja siin paneme play nuppu. Ja nüüd ta näitab rada teie ettevõtteni. Ja see toimib otse niimoodi, et saab panna otse Google'i rakendusest. Nii et kui klient otsib siit Google'ist, siis siin sellele infole siia tuleb hoopis see meie lahendus nii-öelda. Ja see juhatab kliendi otse teie ettevõtte, teie ärini, teie kohani nii-öelda. Et see on see Verts 3D nii-öelda lahendus ja need komponendid nüüd on omavahel seotud, mida te siin näete nii-öelda. See või see 3D lahendus on seotud virtuaaltuuriga nii-öelda. Siia sisse oleme laadinud siis kliendi 3D mudeli. 3D mudel on enne meie poolt korrastatud, maastik on tehtud vastavalt kliendi soovile nii-öelda. Siin kõrval tegelikult on parkimisala üldse. Aga praegu me tegime nii näidisena nii-öelda. Ja kui me nüüd võtame selle sama lahenduse lahti ja võtame siin mingisuguse koha, võtame tormi, võtame raudteeviaduktid näiteks, siis te näete nii-öelda, siia on elu ka juurde toodud selles mõttes, et rongid sõidavad, lennukid lendavad nii-öelda. Aga see on nagu, annab lihtsalt elu kogu sellele asjale. Aga tegelikkuses on see, et võtame virtuaaltuur, jaluta ringi ja näiteks näete, ma jalutan siin rõdu peal praegu ringi, aga ma võin minna mõõdistusprojektid ja lähme siit näiteks välisvaade,
veskipostile ja näete, ma olen siin ja ma hakkan siin tänaval kõndima, ma hakkan seda hoonet vaatama, milline see hoone on. Aga võib-olla ma tahan vaadata, kuidas mingi materjal toimib kuskil. Võtame lahti, tuleme siia peale ja võtame näiteks terrass. Liigume terrassi peale, ma olen terrassil nüüd ja nüüd võtame siit projekteerimine. Avanes aken, te näete, tuli lisainfo siia. Kui ma olen eemal, siis see on väiksena ja liigun juurde, avaneb info. Seda akent saab samamoodi ülalt liigutada. Siin on lisainformatsioon. Näitab selle konkreetse toote kohta nüüd seda infot ja siia alla saab panna veebisaidi, mis läheb otse sellele tootele näiteks. Ja siin võtame juurde materjali valik, võetame lahti ja näiteks otsustame, et muudame ümber. Võetame peale, hakkame muutma. Alla saab panna, nagu näete, tootekoodi näiteks või materjali nimetuse nii-öelda. Siia on praegu suvalised materjalid pandud. Aga lähme kuskile mujale, lähme hoopis korrusruumi. Võetame peale ja näete, ma olen juba ruumis. Nüüd samamoodi te näete, need infopunktid on eemal ja kui ma liigun siis infoakna juurde, siis tuleb see materjali valiku võimalus nii-öelda. Liigun näiteks siia, sellele materjalile juurde. Samamoodi tuleb materjali valik lahti ja hakkan siit valima. Praegu on pandud ainult poolikule seinale nii-öelda see. Et klient määrab, kuidas ta soovib nii-öelda. Tuleme näiteks siia kuskile lähemale. Selle seina juurde samamoodi materjali valik, muudame ümber. Ja ma ei pea olema selle lähedal, ma saan eemalt ka vaadata nii-öelda, mida ma muudan, kuidas ma soovin. Ja nüüd kogu see asi, kui me võtame siit ruumid, siis samamoodi on võimalik kliendil aru saada, kuidas on vaade sellel kindlal ruumil, kuidas on sealt aknast väljavaade, sellepärast et see maastiku info, nende mudelite info, mis on siia pandud, see on õiges kõrguses nii-öelda. Et olemegi siin näiteks Pärnu maantee 139 terrassil, klient saab aru, milline vaade tal umbes sealt on, ahaa, siin on mingi hoone mul ees, eks. Võib-olla see korrus ei sobi talle, eks ju. Samas saab klient kasutada seda sama lahendust, et võtab virtuaaltuur ja võtab drooni vaate ja lihtsalt liigub drooniga selle kõrguse peale, mida ta soovib nii-öelda. Et soovib siit aknast välja vaadata, saab aru, milline see aknavaade on nii-öelda. Et see on Verts 3D nii-öelda see lahendus nii-öelda. Drooniga saab samamoodi, liigume kuskile mujale, ma olen nüüd juba selles nii-öelda hoovi alal. Liigume siia kuskile välisvaade hoopis seal teisel aadressil nii-öelda. Liigub siia välja, tuleme välja ja näete, ma olen siin nüüd selle teise objekti juures nii-öelda. Niimoodi on võimalik kõik objektid läbi käia nii-öelda. Ja antud lahendus toimib siis otse veebis. Et nüüd kujutate ette, et teie kliendi mudel, see on näiteks Dubais ja meie võtame maastiku info nii-öelda ja siis loome selle looduse sinna ümber. Maastiku info, kaardi info, kõik on olemas nii-öelda. Tõstame kliendi mudeli siia sisse nii-öelda ja klient saab siis kogu ala läbi lennata, läbi vaadata nagu arvutimängus nii-öelda. Detailsust on võimalik tõsta, aga antud lahendus toimib ikkagi veebi peal. See tähendab seda, et mida kõrgema resolutsiooniga me materjalid määrame nii-öelda, seda kõrgemat nii-öelda kallimat graafikakaarti tuleb kasutada selleks, et see asi sujuvalt töötab nii-öelda. Meie oleme teinud suure optimiseerimise ära, sellepärast et siin selles lahenduses sees on meil kogu Euroopa ja mitte ainult. Et satelliidi info jookseb siia sisse nii-öelda. Et ongi, kui ma tulen siia peale, võtame Euroopa digitaalteisik, Soome Linnamägi näiteks, näete, laeb ära ja siin natukene aega läheb ja näete, siin on juba olemas see Soome Linnamägi, kus see asub nii-öelda. Võtame siit lahti Helsingi näiteks näitab ära, võtame lahti siit, ma ei tea, Tuljak restoran näitab ära, kus on nii-öelda. Laeb info peale, siin on need LOD mudelid nii-öelda ja
kui kliendil, nagu ma ütlesin, kui klient ei soovi seda välisvisuaali teha, annab ka kaardirakendusse niisamuti tõsta sisse. Tõsta sisse on hoone olemas, panna peale see nii-öelda galerii info ja virtuaaltuuriga samamoodi ära siduda nii-öelda. Et aitäh, et aega leidsite ja huvi korral, küsimuste korral võtke ühendust Verts 3D. Et näitan põgusalt korra üle teile ka Verts 3D teisi töid nii-öelda. Meie ettevõte siis tegeleb pöördprojekteerimise, laserskanneerimisega. Et siin te näete, on käsiskänner olemas, millega skanneerisime Opera Relsis veduri mootorit. Samas kasutame arhitektuuriskännerit. Siin on ehe näide laeva mahuti ja rakiste skanneerimisel nii-öelda. Siin on 3D mudel, siin on mõõtude võtmine, siia tulid juba rakised peale nii-öelda. Meie ettevõte teostas ka parvlaev Estonia vöörirambi 3D skanneeringu. Siin näete see vööriramp, mis oli siin, visiir läks üles, vööriramp sõitis alla. Ja siin näete siis meie 3D skanneeringu teostust. Ja siin allpool näete juba 3D mudelit nii-öelda. Et kui ma tulen üles, siin isegi on näha 3D mudel ja selle kvaliteet nii-öelda. Aga Verts 3D on nüüd lihtsalt praegul see interaktiivne kaardirakendus kliendi BIM mudeliga, kus siis vana info, vana LOD mudel lõigatakse välja, teostatakse mudeli 3D parandused nii-öelda, luuakse mudelile 3D tekstuurid ja siis tehakse kõik vajalikud parandused, UV-de parandused ja siis lisatakse loodus. Loodus lisatakse siis vastavalt sellele kliendi soovile. Ja siis muidugi on see, et see ümbrus tehakse. Ehk siis me ei mudelda loodust tervet Tallinnat või tervet Eestit, vaid antud kindla asukoha kohta nii-öelda, asukoha põhiselt nii-öelda. Ja kliendi mudeli saab siis siia sisse laadida ja siis klient saab meie käest lõpplahenduse. Lõpplahendus on siis kas variant A, me anname kliendile lahenduse üle ja ta hostib seda ise oma serveris, siis ta peab ise leidma serveri lahenduse, see ei jookse lihtsa veebimajutuse peal nii-öelda. Ja või teine on see, et ostab meilt sisse nii-öelda 3D hostingut nii-öelda ja meie hostime seda kliendi eest nii-öelda. Et antud lahendus siis sobibki erinevad hotellid, majutuskohad, kes soovivad ennast nagu rohkem esile tuua, kinnisvaraobjektid, kinnisvara rent, kinnisvara müük, hotellide bookingu teema kindlasti, et maakleritele kindlasti abiks, et kui te nüüd tutvustate kliendile seda lahendust, kujutage ette, kas teil klient soovib tulla Soomest Tallinna mingisugust pinda vaatama, mis võib olla tema jaoks tühi käik, mis tähendab seda, et ta võib-olla loobub selle vaatama tulemisest, või on see, et ta võtab selle lahenduse lahti, ta saab kogu selle ala läbi käia, vaadata, milline see on, infopunktid on juures, infoaknad erinevad avanevad, infoaknad me lisame vastavalt kliendi soovile nii-öelda, teatud limiidid ja piirangud funktsioonides hetkel on olemas, aga pidevalt toimub ka antud lahendusele nii-öelda arendus. Et kui teile huvi pakub, võtke ühendust, kirjutage oma ideest, kirjutage täpselt lahti, mida teil vaja oleks ja millega me teile abiks saame olla ja siis saame kokku, räägime ja teeme projekti teoks.